Tehingu puhul on erinevaid variante. Kui sa leiad omale ostja, kes panga finantseeringut ei kasuta, siis on teil ostjaga omavahel vaja kokku leppida, millisel kuupäeval te notarisse saate minna, lepite kokku üksikasjalikes detailides, edastate selle informatsiooni notaribüroosse, kes valmistab ette lepingu ja teie lähete kohale ning notari juuresolekul sõlmite siis notariaalse ostu-müügilepingu. Teine variant, mis on tõenäolisem, on see, et ostu-müügitehing toimub panga finantseerimisel, mis omakorda tähendab seda, et samm sellest, kui te olete potentsiaalse ostukliendile oma objekti ära näidanud, kuni notari ostu-müügitehingu toimumiseni võib võtta rohkem aega, sellepärast et ostjal on vaja tellida hindamisakt, siis see edastatakse panga laenukomisjonile. Kui komisjon on positiivse otsuse teinud, siis pannakse notarisse aeg, nii et kogu see protsess võib võtta aega mõned nädalad, millega peaks kindlasti arvestama. See on omakorda olukord, kus ostja väga tõsise huvi korral võib sulle müüjana teha ettepaneku, et broneerida see kinnisvara objekt selleks hetkeks, kuni tema pangaga asju ajab. Broneerimine tähendab seda, et antud perioodil sina müüjana seda siis kolmandatele isikutele ei paku ja nendega ostu-müügitehingusse ei lähe. Selliseid broneerimislepinguid soovitaksin antud protsessi käigus samuti teha notari juures. Selliselt on mõlema poole jaoks riskid hajutatud ja selliste broneerimislepingute puhul saab kokku leppida, et see pärast tasaarveldatakse siis ostu-müügitehingu summast. Olulise nüansina siinkohal ka teadmiseks, et sõltuvalt broneerimislepingust on broneerimisleping kui selline reeglina tähendab lihtsalt ostu-müügi peatamist ja kui siis mingil põhjusel selgub, et sa pangast laenu ei saa, on ostjal õigus see raha kompensatsiooniks müügiprotsessi peatamise eest endale jätta. See on see risk, mille ostja võtab. Teisest küljest on see jälle sinu jaoks selline kindlustunne, et kui midagi peaks kehvasti minema ostja poole pealt, siis sa saad müügiprotsessi jätkata ja sellega mingit probleemi ei teki. Kinnisvara müümisega kaasnevad ka teatavad kulud. Nendeks on notaritasud ja riigilõiv. Notaritasu ostu-müügitehingu eest läheb reeglina osapoolte vahel 50-50 jagamisele. Riigilõivu, just siis eelkõige kinnistusraamatu muutmiskannete tegemiseks, kannab ostja. Ostja ja müüja vahel raha reeglina käest kätte ei liigu, selle jaoks kasutatakse notari deposiiti, kuhu ostja kannab siis kas oma finantseeringu osa või kui tehingusse minnakse ilma pangata, siis kogu ostusumma, mis siis ostu-müügitehingu allkirjastamise järel notari poolt sinu pangakontole kantakse. Notaris käimisega ei ole ostu-müügitehing siiski veel päriselt lõppenud. Pärast seda on soovituslik veel vormistada ka üleandmise vastuvõtmise akt, kuhu te siis ostjaga panete kirja näidikute numbrid, võimalikud puudused, kui on kokku lepitud selles, milline vara jääb korterisse sisse, ka need sinna kõik kirja panna. Vastuvõtmise ja üleandmise akti mõte on selles, et ostja kinnitab, et kinnisvara, mille sa talle müüsid, on sellises seisukorras nagu siis, kui ta sellega eelmisel korral tutvumas käis. Ta kinnitab, et kõik on okei ja selle paberi allkirjastamisega ta võtab selle valduse endale üle. Kui te nüüd olete seal objektil kohal ja vormistate selle vastuvõtmise üleandmise akti, siis üks väga oluline asi, mida sa omanikule kindlasti unustada ei tohiks, on see, et tõenäoliselt on sul sõlmitud lepingud erinevate teenuste pakkujatega, olgu selleks siis internet, elektrilevi või mingid kolmandad asjad. Need on siis võimalus kas ära lõpetada või kui ostja soovib need lepingud näiteks üle võtta, siis on oluline kokku leppida selles, kas te vormistate need sõltuvalt teenuseandjast telefoni või kirjalikul teel selleks, et kõik edasised kohustused antud teenustega läheksid üle uuele omanikule. Kui see objekt, mille sa just edukalt ära müünud oled, oli korter, siis hea tava ja üldlevinud kokkuleppe ostja ja müüja vahel on see,
et kuni vara üleandmise kuupäevani ehk selle akti allkirjastamiseni maksab kommunaalkulude eest eelmine omanik ehk siis sina müüjana ja käesolevast kuupäevast edasi laekub kommunaalarve juba uuele omanikule. Kui need 10 sammu, millest me just rääkisime, on edukalt tehtud, siis tõenäoliselt on nüüd see aeg ja koht, kus sa võid pidulikult avada šampanjapudeli. Kinnisvara on müüdud, valdus on üle antud, rahad on laekunud ja müügiprotsess on edukalt lõpetatud.